valisime teemaks Ikla piiriala. Pärast seda, kui Eesti ühines Schengeni viisavaba ruumiga, siis kadusid Euroopa suunal piiripunktid selles vanas nii-öelda tähenduses, kus peeti auto või buss kinni ja kõigile löödi templid passi ja ühest riigist teise. Et sellist kogemust on tänapäeval üha harvem. Nüüd praegu, kui näiteks Venemaale sõita, siis jah, või näiteks kui lennata näiteks USA-sse, siis ka lennujaamas pead käima mingist konkreetsest alast läbi. Kuidagi kummaline oli mõelda, kui ütleme siis lokkas alkoturism, et piiriala, et selle ületamine oli seotud siis mingisuguse sellise poeskäiguga. Või siis, et milline see ala üldse oli, et ei olnud ju kõige meeldivam, et ma usun, et paljudel meist on kogemusi Läti sõites siis Ikla piiripunktist läbi sõitmisel. Et selline unustatud tühermaa, asfaldiväljak, kus võib-olla siis midagi sellist ühest ruumist teise liikumisel emotsiooni väga ei tekitagi. Ja põnev oli ka see, et kui me eeltööd tegime ja vaatasime, et kas üldse maailmas kuidagi on siis piiripunkte teistmoodi kujundatud, disainitud või projekteeritud, et väga põnev oli leida, et sellised kihvtimad piirimarkeerimised olid ikkagi looduslikud. Ehk siis sellist nagu inimkäelist piiriületust kui sellist kuidagi teistmoodi lahendada veel proovitud ei olnud. Ja me mõtlesime ka, et kui näiteks Tallinna lennujaam, mida on ju ka ajakirjanduses korduvalt esile tõstetud kui sellist kodust väravat, et tuled koju või tulevad külalised, et oi kui kihvt, et teil on siin raamaturiiulid, ping-pong ja nii edasi, et miks ei võiks olla siis ka mingi selline tore emotsioon näiteks Eestist Lätti või vastupidi Lätist Eestisse reisides. Piir kui selline on üsna nagu põnev mõiste iseeneslikult, et meil on ajaloolised geograafilised piirid, riigipiirid ja kuidas need on muutunud, et seda saab ajaloos kenasti jälgida, et kas või Eesti piiridki. Aga et piirid jagunevad siis sellisteks looduslikeks, kus on siis kas merepiir, on metsapiir. Kui te näiteks guugeldategi põnevad piirid maailmas, siis tulevad erinevad riigipiirid, kus näiteks ongi jõgi on kolme riigi vahel eristanud või ja teisipidi mis on need funktsioonid siis piiride taga, et piirid on markeerimiseks, millest me ka ju natukene juba rääkisime, piirid on kaitseks, kus siis võtame kas või siis hiljutise nii-öelda USA-Mehhiko piiri, mis uudistestki mitu korda läbi käis, et kuidas sinna on vaja suur tara peale ehitada. Organiseerimiseks, et kui me tahame kas või ka kaarti vaadates, et kui te lähete nüüd Maa-ameti geoportaali ja võtate näiteks katastrikaardi lahti, siis seal on ju näha, kuidas siis omandipiire on maha markeeritud. Et ühesõnaga, et defineerida seda, et see on minu oma ja see ei ole minu oma. Ja lõpusamad on näiteks ju kas meie enda õõ ja öö piir, mis Saaremaal nüüd sai maha märgitud, et tänavuses ülesandes me oleme ka ju palunud teile, et äkki leiate ise mingi sellise vahva või põneva viisi, kuidas markeerida Eesti-Läti piiri. Kuigi piiril pahatihti on selline meie ja nemad polaarsus või et tegelikult selle ülesandega me tegelikult sooviksime, et äkki te oskate just nagu piiri kui mingit siis maastiku kohta või objekti kui ühendajana. Et tegelikult näiteks, kui me võtame Eestistki ja Lätist Valga linna, mis on ju ajalooliselt olnud üks linn, Valga linna arhitekt ja siis Valga linna poolsed ametnikud püüavad vastrajatud Valga linna keskväljaku vennaslinna poolelt nii-öelda vastu ehitada, et tekiks nagu see ruumiline tunnetus siiski tervest linnast. Või ütleme siis, et Valka kui siis tervik. Et kuigi ajalooliselt on ta olnud üks ja siis teda on lahutatud ja siis ta on jälle olnud üks ja jällegi lahutatud, et siis kuidas nüüd täna Valga ühine ajalugu taaskord kokku tuua. Ja miks mitte, et Eesti-Läti piir ka kuidagi selline meeldiv kokkutuleku koht selle asemel, et sealt lihtsalt läbi sõita.